Tere, olen Jaana Saar ja ma mõtlesin, ma natukene tutvustan teile järgmist Minade laagrit, mis on järjekorras number 18, toimub Pärnumaal Vango Imedemaal 25. 28. kuni 28. juuli ehk 4 päeva ja teemaks hirmud ja uskumused. Meil on kohe-kohe tulemas vestlus Jaanika Sirviga, kes on üks laagri esinejatest ja see, mida ta siis meile pakub või mida ta seal tegema hakkab, sellest õige pea räägime. Aga lühidalt tahtsin rääkida siis laagri teema sisust, et miks just see teema ja natukene selle struktuurist, sest ikka on alati inimesi, kes küsivad, et mida me seal täpselt siis teeme ja mida see laager üldse endast kujutab. Tegemist on siis täiskasvanute laagriga alati. Ja see on intensiivlaager, mis tähendab seda, et sa tuled 4 päevaks sellisesse terapeutilisse kümblusesse, kus sa saad võtta aja täiesti iseenda jaoks. Ja igas laagris siis on erinev teema. Seekord on siis hirmud ja uskumused. Me vaatame või keskendume 4 baashirmule. Need on meie esimesed hirmud, mida me kogeme. Mõnda kogeme, mõnda ei koge, mõnda kogeme natukene, mõnda natukene rohkem, aga sellest kogemusest hakkavad kujunema meie uskumused. Ja need uskumused on need, mis hakkavad meid elus juhtima. Ja kõige hullem on see, et me üsna tihti ei märka, et me usume midagi, mis tegelikult on seotud hirmuga. Terapeudid tihti väga teravalt kuulavadki neid uskumusi ja tabavad ära või neil tekivad hüpoteesid, milline hirm seal all võiks olla, milline vajadus jäi täitmata, mille tõttu tekkis teatud hirm. Nii et laagris me vaatame 4 baashirmu. Milliseid strateegiaid me hakkame kasutama või millised strateegiad kujunevad elu jooksul välja, et seda hirmu mitte tunda, võib-olla isegi mitte tunnistada, üsna tihti ka seda. Seega me hakkame looma teatud hirmumaske, et ennast ära petta. Ja ka tegelikult teisi, aga mõni näide hirmumaskidest, näiteks põikpäisus. Inimesed, kes on väga-väga põikpäised, tegelikult püüavad vältida seda hirmutunnet, mis kuskil sügaval nende sees on. Või siis näiteks märterlus on ka üks hirmumaskidest. Neid on kokku 7 ja need on samamoodi lühidalt laagris välja. Kirjeldan neid ja te õpite neid tundma ja märkama iseendas ja teistes. Kui te need ära tunnete, siis te saate kergemini suhestuda inimesega, kaasa arvatud iseendaga. Et mõista, et okei, siin taga on midagi ja mul on võimalus seda vaadata. Sest kui sa oled väga põikpäine, siis kujuta ette vahel, kui raske on sul iseendal ja teistel sinuga mingisuguseid asju ajada. Aga põikpäisus on ainult üks näidetest. Lisaks on väga erinevaid kognitiivseid moonutusi, mis tegelikult on uskumused, mis tulevad sellest, et seal all on kuskil hirm. Vahel neid kihte on nii palju, et üks asi viib teiseni, ehk algul on mingi baashirm, mida me oleme kogenud oma arenguetapil, kuskil oma arenguetapis lapsena, millest kujunevad uskumused aja jooksul, hakkavad need uskumused ka ennast näitama. Aga need ühelt poolt tekivad hirmumaskid, mis ei paista üldse hirmuna välja. Aga seal taga on hirm. Neid on hea tundma õppida. Ja nüüd need moonutused näiteks, kui sa vaatad maailma, kas on must või valge, pole vahepealset varianti, kas on ei või ja, võib-olla ei eksisteeri. Või siis näiteks üleliigne negatiivsus ehk kui kõik on hästi läinud, super hästi, on vaja otsida ikka see üks väike asi, mis läks pahasti, et jumala eest mitte uskuda, et tegelikult oli see hästi. Perfektsionism, kindlasti üks moonutustest, mis on seotud uskumustega, mis on omakorda seotud hirmuga seal all. Ja neid on veel, me tutvume nendega laagris. Iga osaleja saab need üles otsida, milline baashirm on temal olnud ja millised uskumused
on sellest kujunenud. Loomulikult me ei jõua kõiki uskumusi läbi töötada, aga me otsime üles need põhilised ja kõige võib-olla aktiivsemad ja intensiivsemad. Ja Jaanika toob siis meile sisse veel väga huvitava teema, mis on seotud siis arhetüüpidega ja kohe-kohe kutsun Jaanika siis meiega vestlusesse, kus ta saab rääkida, mida ta täpselt teeb. Aga enne veel lisan, laagristruktuur, lubasin seda ka. Laagristruktuur on see, et meil on natuke teooriat, lühidalt asja sisu, mõned joonised, graafikud, me teeme harjutusi ehk praktikaid, mis on fokusseeritud konstellatsiooni meetodi põhjal üles ehitatud väga täpse suunitlusega praktikad, kus sa saad iseenda kohta väikeste tükikeste haaval teadmisi ja läbi kogeda see, mis üles tuleb, mis aitab juba sind integreerimise teekonnal ehk need osad, mis on jäänud kuhugile maha, luku taha, sest seal on valu, seal on hirm, kurbus, mis iganes, mingisugused kogemused, mida on olnud raske läbi töötada või sellele koht anda, sest me olime liiga väiksed, me polnud võimelised, me ei osanud või mingitel muudel põhjustel. Nüüd sa saad väikeste dooside kaupa nagu homöopaatiline ravim tasapisi töötada neid teemasid läbi ja liikuda siis iseenda poole, kus kõik erinevad kogemused saavad jälle kokku ja need saavad muutuda ressursiks sinu jaoks. Aga kohe-kohe, üks hetk, kutsun Jaanika. No nii, ja Jaanika ongi liitunud siis selle väikese videoülekandega. Tere, Jaanika! Tervist! Kutsusin Jaanika järgmisesse laagrisse esinema. Jaanika on tegelikult käinud mu laagris ka eelnevalt esinemas, isegi ühe korra kindlasti, võib-olla isegi 2, teinud algallika vabastava hingamise töötuba ja eraseansse. On mul õigus? Ja, just. Ja Jaanika on tegelikult üks väga oluline inimene minu elus ja kellega mul on väga soe, mõnus, usaldusväärne suhe. Isegi kui me ei suhtle küll igapäevaselt, aga ma tean alati, et ta on olemas, et Jaanika on kuidagi selline minu jaoks eriline hing. Ja me kohtusime Jaanikaga kunagi Topul, selline koht nagu Topu oli, kus ma siis tegin ühte väikest töötuba ühe teise ürituse raames ja pärast tegin sinna otsa tegelikult suht peale seda tegin Topul ka oma esimese minade laagri, kus sa siis ka osalesid ja sa oled mitmetes minu laagrites osalenud, nii et mul on jälle suur au tervitada sind laagris osalejana ja tegelikult ka esinejana. Aga räägime sellest, mis sa meile laagris tegema hakkad, et mis on see teema, töötoa teema, mida sa meile pakud? Töötuba siis me räägime ohvri ja looja teadvusest. Ehk siis see on osa algallika protsessi ja hingamistööst, mis on loodud siis Binnie Ann Dansby poolt 70-ndatel, kus ta siis ise Leonard Orri töötoas osales ja sai siis sellise kogemuse, kus ta läks tagasi nii-öelda oma sünni juurde. Ja sealt peale juba siis tema elu täiesti muutus, et ta hakkaski sellega tegelema, algselt siis enda protsessidega ja siis hakkas juba kliente vastu võtma. Ja nende tähelepanekute tulemusel siis ja enda protsesside tulemusel hakkas ta märkama, et siin on ühiseid jooni. Inimestel on sarnased mõttemustrid ja kuidas siis neid vabastada just hingamise teel. Just, ja see algallika protsess ja hingamistöö ongi ta siis on nii-öelda ühelt poolt on filosoofia ja teiselt poolt on siis vaimse psühholoogia praktika, mis kaasab siis hingamist ühe töövahendina. Kaua sina oled vabastava hingamisega tegelenud? Sul on ikka väga pikk ajalugu. Ja peaaegu 20 aastat. Wow. Ja ma alustasin Leena-Kristiina Tuulse juures. Seal ma olin siis kas 3 või 4 aastat. Ja sealt edasi siis liikusin juba Binnie Ann Dansby juurde
seal ma õppisin terapeudi õppes 4 aastat, siis ma olin, ma arvan, sama kaua superviisor, siis ma olin juba korraldustiimis. Vahepeal õppisin juurde alateaduse lugemist, korraldasin neid seminare, käis Ameerikast meil õpetaja. Nii et olen kombineerinud neid erinevaid asju, et tööriistakast oleks suur. Ja ma olen ka seda meelt, et mida rohkem on sul tööriistu, seda mõnusam on tööd teha, sa tead, et vajadusel sa valdad neid ja sul on need olemas, eks ju, et lähed ja võtad. Just. Aga nagu sa tegelikult juba mainisid, et mis lähenemisest see tuleb, et see tuleb ka siis algallika vabastava hingamise protsessist ja filosoofiast. Sain ma õigesti aru, jah? Ja algallika protsess ja hingamistöö, just. Okei. Kas sa räägiks meile, mis teadmisi võiks väike workshop siis meile juurde anda, mis on seotud laagri teemaga hirmud ja uskumused? Niimoodi lühidalt. Ja, no põhiliselt, millest ma nüüd räägin, seal on arhetüüpsed afirmatsioonid. Ehk siis arhetüüpne afirmatsioon, Pinni ütleb selle kohta, et see on tõeavaldus, mis toob pinnale kõik selle, mis ei ole armastuse sarnane. Ehk siis me oleme teinud üsas olles, sündides, vahetult pärast sündi ja oma esimesel 2 eluaastal väga palju otsuseid, mis mõjutavad meie praegust elu. Ehk siis seda, kuidas me loome oma elu. Siin laagri tutvustuses alguses ma mainisin ka, et me laagris tutvume 4 baashirmuga, mis jäävad ka umbes esimesse 2-3 eluaastasse ja mis hakkavad looma seda, kuidas me hiljem ellu suhtume või elust läbi läheme ehk uskumusi. Ja see on täpselt see koht, kus ka sina oma workshopi töötoa teema tegelikult lahti võtad, just seesama ohvri ja looja teadvus. Just, täpselt, ja. Et need arhetüüpsed afirmatsioonid jah, on osa siis sellest algallika protsesside hingamistööst ja Pinni on selle välja töötanud nii, et igale sellisele baasuskumusele vastab siis ka üks meie väekeskustest, üks tšakratest. Ehk siis see on tema nende tähelepanekute tulemus, kui ta alati küsib, et kus sa tunned seda oma kehast, kui mingi asi on aktiivne, eks ju. Siis selliste tähelepanekute põhjal ta siis panigi need asjad kirja ja sidus ära nende tšakratega. Kuidas see töötuba on sul plaanitud üles ehitatud, et mis plaan sul on meiega? No ma teen teooria osa hästi vähe, et põhiliselt ma keskendun ikkagi praktikale. Minu jaoks on oluline see praktika, on ju. Me võime hästi palju lugeda, kirja panna, aga kui me ei pane nagu praktikasse midagi, siis see nagu ei tööta. Ja see on ka hästi kehapõhine protsess, ehk siis nagu Pinni ütleb ka, et kui ma tunnen, siis ma tervenen. Ehk siis meil on vaja alati tuua kogu protsess enda juurde, sest tegelikult kõik on meie looming. Et kui me nagu seda teadvustame, et kõik see, mis toimub väljaspool, on meie looming, siis on nagu kerge lõdvestuda, kui me toome selle protsessi enda juurde. Et me ei vaata väljaspoole, et keegi teeb seda mulle, vaid et see kõik on minu looming. Ja sünd otseselt mõjutab seda, kuidas me nagu oma elus loome. Et ma ei tea, kas ma nüüd räägin praegu sellest, et miks see sünd on nii oluline või ma räägin sellest laagris. Lühidalt paari sõnaga, too mõned kirsid välja. Et kõige, ütleme, laastavam, mis seal sünnituse juures tegelikult toimub, on see, et keegi ei ole teadlik. Ei need ämmaemandad, ei ole see ema teadlik, mis oli vanasti, eks ju, nõukaajal põhiliselt, kui me sündisime. Et keegi ei olnud teadlik, et see laps on teadlik. Ja pluss siis see, et kui meid eraldati oma emast, ainus olend, keda me teadsime, eks ju, see keskkond, kust me tuleme, me oleme selles veekeskkonnas, me tuleme 38 kraadist järsku siia, kus on temperatuuri erinevus täiesti teine, kus on ere valgus, kus on sigin-sagin, tihtipeale on ka mõte, et midagi võib valesti minna, seda hirmu on hästi palju ja siis me viiakse emast eraldi, on ju. Ja sealt tulevad need otsused, ma olen teinud midagi valesti, ma olen üksi ja eraldatud, siin ei ole kedagi minu jaoks, tunded teevad haiget, kes ma olen, mis minuga toimub ja selline segadus. Need on kõik sünniotsused. Ja see ei ole selline tüüpiline otsustamise protsess, nagu me täiskasvanu või kui me oleme suureks kasvanud, me teeme, vaid need on hästi sügavalt alateadlikult ja sellises rakumälus
sest see tunne on talumatu ja on isegi tehtud ju uuringud ja testid, et lapsed, kes sünnivad ja kui seal on olnud selliseid traumasi või raskeid olukordi, siis nende keha ja närvisüsteem reageerib täpselt samamoodi, nagu ta hakkaks surema, ehk see on lausa eksistentsiaalne hirm ja kõik, millega ta saab ennast kaitsta, on tegelikult lihtsalt mingi tunne või tundmine välja lülitada, et ta et lihtsalt sulgeme oma lülitab sealt. südame ja. Just. Ja sealt tulevad need otsused, et need on sellised alateadlikud ja neid lahti muukida hiljem nii-öelda peaga või analüüsides ongi võimatu, et see on nii sügaval kehas sees. Ühesõnaga, see on see koht, mis on meie fookuses, kust need uskumused tulevad läbi nende erinevate kogemuste ja kuidas see kujundab siis seda, mida me hakkame looma. Ja veel üks huvitav asi, mis ma hea meelega lisaks, sest vahest mõni ütleb, et selline ratsionaalne inimene võib-olla küsib, et aga mismoodi mina seda sõda seal Ukrainas lõin või mingit muud sellist asja, ega see ei olegi nii, et sina üksi seda lood. Et selle mõte on see, et sa lood seda, milliseid inimesi sa oma ellu tõmbad, milliseid inimesi või olukordi sa oma ellu tõmbad tänu sellele, milline on su seisund ja mida sa usud. Ja sarnane tõmbab sarnast, et elu hakkab sulle tagasi peegeldama seda, mis sinu sees toimub. Et selliselt on ilmselt see loomise üks mehhanisme. Kindlasti on neid veel, aga see on nii, nagu mina olen aru saanud või usun, et see on üks viis, kuidas me loome. Ja Ma ei tea, kas sa olukorrad ja täiendad? inimesed ilmnevad alati sulle selleks, et näidata, mida sa oled oma ellu loonud. Ja see on see koht, kus sa saad vaadata nii-öelda peeglisse ja küsida, et kas see on mulle toetav ja mida ma valin. Vaata, inimese vägi seisneb võimes valida, et mida ma valin, kas see on toetav mulle, kas selle inimesega koos olla on toetav, kas see keskkond on mulle toetav, mida ma sisse nii-öelda hingan. See on eluenergia, eks ole, mida ma hingan, mida ma loon sellega. Igal hetkel, mida ma valin. Mis on see minu sisemine ei ja jaa, eks ju, millised on mu piirid ja tegelikult uskumused on meil niikuinii nii ehk naa, on ju, aga küsimus ongi, mida ma usun ja kas see uskumus on mind toetav või see takistab mind. Et sellist asja ei ole, et me saame uskumustest täiesti puhtaks ja tühjaks, vaid küsimus on, et me otsime, kuidas see jõgi uuesti voolama saada. Et me teeksime neid valikuid lähtuvalt iseendast ja kui need on kooskõlas minu sisemise häälestatuse või seisundiga, siis tegelikult hakkab see ümbritsev keskkond ka kooskõlastuma ju minuga, eks ju? Absoluutselt, jah. Nii See et ongi see, et millele see mõte pluss energia loob alati tulemuse, et see, et millele ma suunan tähelepanu, kuhu ma panen oma fookuse, see loob, sest mul tuli üks hea mõte, mis sa siin jagasid. Et me ei saa kunagi nendest vabaks, aga kui me oleme teadlikud sellest, milline on see uskumus, siis me saame igal hetkel teha teise valiku, sest võib-olla kui ma olin seal vanuses 2, tegin mingi otsuse, et tunded ei ole turvalised, siis ma saan küsida endalt, kas see on tõde ka täna ja siis sellest kohast muuta. Just, et see teeb võimalikuks muutuse. Ja. Ja muuta selliselt, nagu sa siis soovid või kuhu suunda sa soovid ja siin tuleb alati ka järgmine küsimus, et aga mida ma siis soovin ja üsna tihti me ei oska isegi sellele vastata, sest me oleme terve elu uskunud, et vot, enne ma rääkisin korra kognitiivsetest moonutustest, mis tekivad, mis on ka uskumused, et ma usun, et maailm on must ja valge, et kas on ei või jaa, vahepealseid halle varjundeid ei ole, võib-olla ei eksisteeri. Või see, et ei saa olla tasuta lõunaid või see, et ei saa olla, et kõik on hästi, et midagi õnnestub nii, et mul ei ole mitte ühegi asja kallal norida. Ja siis on teatud moonutus, kus inimene otsib kas või selle ühe väikese detaili, vot seal oli üks, ma ei tea, surnud kärbes seal toanurgas ja sellest piisab, et kogu üritus või sündmus oleks tema jaoks ikkagi mitte perfektne. Et sellised huvitavad moonutused. Ja kuidas me neid eitame või peegeldusest, kui sa enne rääkisid, ongi see, et kui ma ei taha enda juures seda tunnist, siis ma näen seda kindlasti, ma näen neid inimesi, kes on sellised, mis ongi see peegeldus, eks ju, et miks ma näen neid inimesi? Küsi endalt, miks neid inimesi on ikka ja jälle mu elus? Võib-olla ma pean endasse kuhugile vaatama. Nii et laager 18. minade laager, hirmud ja uskumused saab olema sügav, põnev ja päris palju sellist teadlikkust tõstev laager, mitte et ükski teine seda ei oleks olnud,
aga kuna need on sellised teemad, mis on paljudele võib-olla natukene hirmutavad, et kes see siis ikka tahab vaadata hirmu sisse või tunnistada, et ta kardab või et ta kartis kunagi midagi. Ja et sellest on kujunenud uskumused, et päris keeruline võib olla mõelda, et aga kuidas ma siis nüüd täna hakkan kogu oma elu ümber kujundama. Ei, see, mis on olnud, on olnud. Mida edasi? Vaatame tulevikku. Minevik jääb sinna ja sealt me oleme kõike väga palju õppinud. Aga siis 25. juulil me kohtume ja kõik, kes tahavad veel liituda laagriga, vaadake sündmust www.minad.ee või Facebookist Minade grupis sündmuste alt ja kirjutage, et soovite osaleda, et praegu on veel aega mõnusalt liituda, ruumi jagub. Meid on hetkel juba 16 ja 17 inimest kogunenud ja ma usun, et see Vaungo imede maa on ise ka üks põnev koht, ma ei ole seal veel jõudnud käia, aga osad, kes on käinud, ütlevad, et see on väga selline mõnus koht, et see oli hea valik. Et aitäh, Jaanika, et liitud meiega ja peatse kohtumiseni, nii et ootame teid kõiki laagrisse. Ja aitäh, näeme. Näeme.